Mina kirjutasin Rakvere, sest ma olen ühe korra seal käinud ja see on hästi ilus maja ja hästi väike maja ja sellepärast see jäi mulle nagu väga meelde. Aga muidu ma ei käi väga palju kohtus, nii et mõtlesin, et tahaks originaalne olla, et paneks Rakvere. Rakvere on väga ilus, tõesti, ja Pärnu on ka tegelikult väga ilus, ma olen käinud Pärnus, aga mu lemmik kohtumaja on olnud Kodukontor, kust ma olen saanud osaleda veebidel. Mis see, vabandust? Ühe riigikohtunikuga. Nagu riigikohtunikuga, mitte ühe riigi. Mitte Kongo. Ei, Eesti riigikohtunik. Ma ütleks, sa ütle riigikohtunik, ma panen see näiteks, et USA. Ei, aga nagu, oota, kes on riigikohtunikud? Kas sa oleks soovitaja? Oota, ma pean natuke mõtlema. Ma ei tea reaalselt riigikohtunikke. Ma ei käi kohtus. Nagu ma tean nende nimesid, aga praegu nimi meelest ära, selle kellega ma tahaks olla koos. Kes halduskolleegiumi... Öelge mõni naisriigikohtunik. Julia Lafranc, ma arvan. Räägib prantsuse keelt hästi. Aga Ivo Pilving, jah. Okei, nii, teeme selle. Mul on... Okei. Nii, millal me selle pööramise teeme? Nüüd. Mina läheksin koos Ivo Pilvinguga, sellepärast, et me praegu koostame koos riigihangete seaduse kommenteeritud väljanet ja seal üksikul saarel meil oleks siis väga hea seda koos kirjutada. Väga hea vastus. Mina kirjutasin Julia Lafranc, sellepärast, et ta tundub hästi tark kohtunik, kellel on ka Euroopast kogemusi ja kindlasti tahaks temaga arutada erinevatel inimõiguste teemadel ja millest ta väga palju teab, et see tundub huvitav. Sest ma lihtsalt tean teda väga vähe, aga ta tundub hästi tark inimene ja hästi lahedate hobidega. Millised inimõiguse küsimusi sa arutaksid Juliaga? Vot, seda saab siis teada, kui me sinna üksikule saarele satume. Ma tahtsin ise Indrek Leppik panna. Ma ei oska kirjutada, aga... Leppik on 2 P-ga ja Tiima on nõrga D-ga. Oota. Ma olen nõus tegelikult Ingeriga, aga mul oli võimalus näha Indrek Leppikut selles kuulsas Savisaare protsessis, kus ta kaitses ühte ärimeest ja seal ta tegi sellise etteaste, kus oli ka slaidi esitlus, mis liikus animatsioonidega, sellist asja minu meelest. See oli ka film ja sellist asja ei ole varasemalt vähemalt ei oldud tehtud. Et ma saan aru, et need inimesed, kes pealtnägijad aitavad produtseerida, aitasid tal teha ka seda, siis neid animatsioone ja see oli muljetavaldav ja tema klient mõisteti ka õigeks. Mina lisasin Tiima, sellepärast, et Tiima on meie büroos kriminaalõiguse valdkonnaga tegelev ja alati, kui on meil büroo koosolekud, siis ta räägib hästi kirglikult ja hästi huvitavalt oma kaasustest. Nii palju, kui ta saab, sest tavaliselt ta väga palju ei saa. Et saab, jah. Nõue. See on ju nüüd nagu teadmiste kontroll. Jah. Mis mu lemmiknõue on? Siin on minust ainult üks vastus. Väga hea pakkumine, kusjuures mina mõtlesin ka selle peale, aga ma tegelikult tahaksin riigihanke peatamise taotlus, sest mulle meeldib hästi palju riigihangete üle rääkida, aga mu lemmik nõue on menetluskulude väljamõistmine. See on päris hea. Mina panin intressinõue sellepärast, et alati on hea passiivset tulu teenida. On, see on väga moodne ka praegu. Aga sa tabasid sama elemendi, mis mina Sandri puhul. Ma lähenesin hästi lihtsalt asjale, sest
väga lihtne. Põhjus, miks ma tegin rõõmsa näo, mitte kurva näo, on see, et Sander on alati mega rõõmus, ta teeb alati nalja ja sellepärast väga lihtsalt smile. Ja, aga sa jätsid välja Sandri hea soengu, stiilsed prillid ja näete, naeratus on minul ka siin olemas. Mis täpid need seal ees on? Need on ülikond, ka stiilsed ülikonnad.